Kui sa tahad puhkusel rahulikult ilma segajateta chillida, siis parem jää koju, sellepärast et meie viimane suusareis oli vähe nagu puhkus ja rohkem nagu laager. Ma arvan, et objektiivselt ma ei ole kunagi halvem välja näinud. Pole mitte midagi paremat, kui check-inid oma tuppa ja näha, et su seinal on suur karvane musthallitus. Ma ei oska ikka üldse nii hästi suusatada, kui ma arvasin. Vau, ma ei taha kunagi enam elus mäe peale minna, nagu võtke need suusad ära ja laske mul olla horisontaalselt. Kurvis paiskusime vastassuunavööndisse. Auto tuli vastu ka. Ja me ei näe mitte midagi. Ja need on siis need lumesokid, mis on reaalselt nagu tuulejope kangas. Ma ei kujuta ette, kuidas see meid peaks aitama, aga mis sai karvasest hallitusest? Kas lumesokkidest oli mingit tolku ja kuidas on algajana välismaal suusatada? Seda kõike kohe näemegi. Ma olen juba täna valmis koju. Anna näeb üle, nagu ta läheks mingile väga kindlale missioonile. Kuhu ma näen välja, nagu ma lähen? Kui te ei teaks, kuhu me lähme, siis Kuhu minu luki põhjal tarvad, et ma lähen? Anna ütles, ma olen väga nagu kaameramees. Või with a child. Või I'm with child. Ma just tegin väga praktilise patsi omale pähe, sest mul oli palav ja ma olin üle stimuleeritud ja nüüd kõik mu sõbrad ütlevad, et ma näen välja, nagu ma läheks. Ma ei teagi, kuhu. Ma olen Kivingi mu isa. Nii me maandsime Barcelonas. Ma scrollisin kogu 4 tundi TikTok'i. Mis peaks olema, nagu see, et on wifi lennukis, on väga tore, aga see ei mõju hästi minu ajule. 4 tundi on tavaliselt, mis ma teen kogu ööpäeva peale. Suusapükstega reisimine on 100% giving ju, kui paps paneb tööpüksid jalga, et midagi garaažis toimetada. Ma võiks kõike teha, sest nagu ma ei karda saada mustaks. Mulle meeldib, et astume lennuki pealt maha. Kõigil on kõhud nii tühjad, räägime ja kuskil peaks midagi sööma. Ikka midagi normaalset peaks nagu sööma varsti. Me võtame auto, lähme sööme kuskil. Ja siis me lihtsalt kõik koos märkame, et me seisame McDonaldsi kõrval. Nii et loomulikult me potsatasime esimesse McDonaldsisse, mis on nagu mingi, no mitu meetrit, see on sealt, kus me tulime lennuki pealt maha 50, 100 meetrit, 60 meetrit. Oi! Kui sa saad vajaks, siis ma ei ütle kellelegi, aga there will be signs. Oi! Filmi. Oota, Jesus Christ. I can't, Oota, let me get it right. Mis sul? Film my meme. Oota, nii. Film my meme. Nii. Las ma vaatan oma muusat. Oota, mis ta ütles? I'll clear a path. Ta tegi ju nii. And scene. Me oleme tõeliselt reisivloogerid, sellepärast et Photopoint andis meile muuhulgas sellise kaamera kaasa, mis by the way on see, mida kõik need Gen Z influencerid kasutavad. See näeb välja nagu väike robot. Vaadake, see on siuke ja ühe nupuga keerab ennast ümber. Vaatame, kui ägeda montaaži ma saan sellega teha. Ma ei ole veel õppinud selgeks selle kaamera kõiki trikke. Minu vabandused. Kuidas te mu montaaži hindate, millest sai muusikavideo? Sest kuidagi see kaamera võttis selle, vaata see vibe. Ja ma ei oskan seda välja lülitada. Pole mitte midagi paremat, kui jõuda lõpuks kohale, näha ilusaid vaateid, check-inid oma tuppa ja näha, et su seinal on suur karvane black hallitus, must hallitus. Ma reaalselt peaaegu hakkasin nutma, ma endiselt olen nagu, et ma väga loodan, et me saame tuba vahetada seepärast, et võib-olla see olen mina lihtsalt üle reageerimas, aga mul hakkas juba kurk sügelema ja nagu üks asi, millega ma ei mängi, on mingid hallitused. Ma olen nii palju õuduslugusid kuulnud selle kohta, et see lihtsalt, see ei ole väärt, ma ei taha. Nii, aga esmamuljed sellest kohast, kus me oleme, nagu te näete, on
väga lahedad. Siia sõit võttis aega, aga teeolud ei olnud üldse nii hullud, kui me kartsime. Ma tegelikult ei jõudnud teile rääkida, aga kuna me tulime Barcelonast ja seal ei rendita talverehvidega autosid, siis me tulime suverehvidega, olime väga mures ja siin antakse sulle kaasa kõigest rehvisokid. Lumesokid, jah. Mis iganes need peaks olema ja me väga kartsime, et on väga lumine ja et me peame neid kasutama ja teed olid väga korras, nagu te võib-olla ka klippidest nägite. Ja me ei näe mitte midagi. Ja kell on praegu umbes 4:30, täna me kuskile mäele ei lähe, avastame meie seda külakest. Mis see oli? Mingi Pasa küla siin on? Pasa, Pastela kassa. Lähme otsime süüa, on minu ettepanek. Ei. Hästi õues on Dracula ilm praegu. Näe, vaadake, need on need rehvisokid, mis väidetavalt peaks aitama, kui on lumi. Aga ma ei saa aru, kuidas need peaksid midagi tegema. Need ongi reaalselt sokk ju. Tere hommikust! Milline kena avastus tänasesse hommikusse. Meil on ka siin shitased asjaolud. Ei tea, ärme vaata, mida ma ei näe. Out of sight, out of mind. Oh my god, aga ma olen nii elevil, et juba suusatama minna, kas te teete nalja. Just tulime hommikasöögilt, nüüd ma pesen hambad kiirelt ja hakkame minema. Raske hingata ja austades mul on olnud siin raske hingata kuidagi. Kui sügavaid hingetõmbaid võtma. Vähe mingi selle rahuliku teha. Seal oli väga ilus sõit. Ma arvan, Anna lehvita. Ma arvan, et sinna võib minna küll, jah. Me jõudsime üles. Ma lihtsalt proovin näidata, kuhu me lähme. Oota, me vaatame vaateid praegu. Väga ilus. Ma ei olnud kunagi hea geograafiasse, ega ma ei saa üldse aru, kuhu peab minema, nagu alati. Ma otsustasin, kui ma kunagi elus tahan veel tulla suusareisile, siis see nõuab minult 2 kuud eelnevalt vastupidavustreeningut, sest ma olen ikka maru läbi. Ja ühtlasi ma saan aru, ma ei oska ikka üldse nii hästi suusatada, kui ma arvasin. Aga pole hullu, vähemalt vaated on väga ilusad ja kohe saab croissanti. Jaa, suitsukonid ka siin, no piknik. Tee ja keeks. Just kui ma panin kaamera kinni, Anna ütles, aga ma ei tea, kuidas me siin 4 päeva sõidame, girl, mina ka mitte. Kui ma olen juba täna valmis päeva. Minu meelest see on nii suusareisi code, et essapäev, nutad mäel, ma juba nutsin, sest ma istusin maha, siis ma ei saanud püsti enam, ja siis ma hakkasin nutma ja peaga lõin vastu mäge, sest ma olin nii endast väljas. Aga siis sa sööd ja siis korra on jälle ülihea ja siis sul jälle on ülihalb, sest sa väsid ära.
Te teate mind, olgu ma puhkusel kas mägedes või troopikas. Üks asi, ilma milleta mina ei reisi, on kindlustus. Reaalselt ilma kindlustuseta, ma arvan, et ma oleksin nagu 1000 eurode võrra vaesem. Kui ma õigesti mäletan, meie Tai haiglaarve viimane kord oli 1500 euri. Pagas on ära kadunud, eelmisel suusareisil olin täiesti ilma riieteta, kõik on juhtunud. Seega minu jaoks ei tule ilma kindlustuseta reisimine kõne alla ka mitte. Ja kusjuures Swedbankil on uus reisipakett, mis on automaatselt ühendatud sinu pangakontoga ja maksab ainult 6 eurot kuus. Olgu sa siis haiglas või pagas kaob ära või lend tühistatakse, sellel paketil on väga head tingimused, tänu millele oled sa kaitstud. Sa võid võtta selle ainult oma reisiajaks või jätta peale ka pikemaks, sest selle paketi sees on ka ostukindlustus, näiteks lennu, kontserdi või muude ürituste piletitele. Ehk igati hea deal. Maria approved ja saad reisida rahuliku südamega, mis on kõik, mis me ju tegelikult tahame. Ja kuidas siis kommenteerite esimest suusapäeva? Ma ütlen, no filter. Junn oli jahe. Junn oli jahe, mis jahe. Mina tahtsin öelda, et kas esimene suusapäev lõppes mäe peal kõva häälega nutmisega? Jah. Kas see käib igasuguse mäesuusatamise või mäesuusaspordi juurde? Iga reis? Jah. Ma nagu palun öelge, kas keegi on käinud suusareisil nii, et ei nuta korra mäel või? Sest ma nutsin mitu korda. Ma pole oma elus olnud mitte kunagi nii väsinud, kui täna peale seda 7 tundi sõita. Nii et aega on minna poodi ja sauna. Üks väga crazy asi Andorras on hinnad. Siin on käibemaks 4%. Palun vabandage, et see on minu võrdlus, mis ma toon. Aga mida me nägime? 1 liiter absoluuti viina maksis 8 euri. Ja Eestis maksis sama palju soodukaga 0,5 liitrit. 8 soodukaga, ma isegi pole nii odavat näinud. See oli enne koroonat. Seega see oli ammu. Ja kas mul on piinlik, et see on minu näide? Jah, aga miskipärast mul on see absoluuti hind nii täpselt meeles. Ja siin on crazy'd hinnad. Nagu kõik on nii odav, alkohol ka niikuinii, aga ka kõik muu kaup. Tere hommikast. Vaadake, milline vahva soeng mul on. Ma ei tea, mida see mäeõhk on muga teinud. Aga ma arvan, et objektiivselt ma ei ole kunagi halvem välja näinud. Aga vähemalt mul on hea tuju. Arvake, kes jõudis teiselt suusapäevalt koju ilma nutmata? Kell on 3:30. Me hakkasime täna Annaga täpselt natuke varem koju tulema, mis oli nii hea otsus. On sul kas selle kriipi, kuidas see kaamera mind jällitab? Ta nagu ajab taga mind. Vaata, isegi kui ma tulen siia, mis peaks olema kaadris täiesti väljas, te ikka näete mind, mis on crazy. Jalgadel on kogu aeg süke tunne, nagu kõige paneks põlve sulle nagu põlveõndlasse. Appi sõbrad, kui ma ütlen teile, et me Annaga reachisime reaalse flow state'i shopates. Me käisime Calcedonia poes. Ma sain endale kõige paremad fliisi sisemusega retuusid. Uue koti sain ka. See kott kõneles minuga nii nagu ükski kott varasemalt minu elus ei ole minuga kõnelenud. Ja see on kõik, mis te peate teadma. Ma kavatsen selle ribadeks kanda. Ma loodan, et ta ei lähe kunagi ribadeks. Tere hommikust. Ma isegi ei mäleta, mis oli viimane asi, mida ma filmisin. Aga kell on 10. Täna on viimane suusatamise päev meie reisil ja mida mina ei tee, ma ei suusata. Selles mõttes ma olen hotellitoas ja hakkan oma põlvedele panema tiigrisalvi. Pikk lugu lühikesena, mul lihtsalt ei olnud seda in me täna. Mitte ainult ei ole mäe suusasport väga väsitav, vaid kui sa õpid nagu mingit uut asja, siis ma olen tõesti kindel, et see väsitabki ka selle võrra rohkem. Ma hakkasin mõtlema, et ega ma ei olegi väga palju suusatanud. Ma võtsin 1 tunni ja kuigi siin nendel järgematel nõlvadel on olnud väga hea harjutamine, siis
nagu mul on iga päev siuke tunne, et vau, ma ei taha kunagi enam elus mäe peale minna, nagu võtke need suusad ära ja laske mul olla horisontaalselt. Ma ostsin seda tiigrisalve oma põlvedele, mis natuke aitab. Appikene, mul oli just kõige romantilisem kogemus maailmas, sest ma mõtlesin, mida ma ikka toas istun, tulin õue, läksin nagu määrsesse kohvikusse, kus nägid, kuidas kõik alla sõitsid ja reaalselt tellisin kohvi, nautisin iseenda seltskonda ja mu taga istus naine, kes maalis vesivärvidega oma vaiksesse märkmikusse seda vaadet ja ma olin nagu, see olen mina teises dimensioonis, kus ma oskan joonistada. See on nii minu meelest Emma Chamberlain coded ka, vaata taga käib ja siis maalib oma vesivärvikest, aga see oli nii romantiline, et no püha jumal. Täpselt kui mu kohv oli joodud, sõitis mäest alla, besti Anna. Meie zen puhkusepäev muutub aina zennimaks, sest mida me otsustasime teha? Tulla mäe äärde raamatut lugema. See on nagu eliit lugemises setup. Ma ei tea, kui hästi te näete. Sellepärast me käisime poodides ja mõtlesime, et me mõlemad võtsime raamatu kaasa, nagu sa alati reisile võtad ja siis me lihtsalt ei loe seda. Me lugesime 0 lehte ja nüüd me hakkasime lugema ja see on nagu, see on nii hea setup, päike paistab, inimesed suusatavad, meie loeme, meil on tee, puhkuse terviseks. Puhkus terviseks. Me oleme nii vanad inimesed, tavaliselt inimesed võtavad šotte. Väikeste vanainimeste klubi kohtumine on siin hetkel. No nii sõbrad on alanud koju sõitmise päevikud ja kui te mäletate, milline oli ilm ja tee, kui me sõitsime siia, siis te näete, et olukord on veidikene muutunud. Päris kehvaks. Ja sellepärast meile vist antigi kaasa need lumesokid. Sest taaskord olgu mainitud, meil ju pole talvereffe ja natukene libises, nii et nüüd me vist üritame neid lumesokke panna. Me nägime ühel autol mööda sõites oli ka ja mul on lihtsalt mul on veidike stress, ma ei hakka valetama. Nagu esiteks nähtavust on 0, ma isegi ei saa aru, kus me oleme. Teiseks see libisemine, nagu kuidas need lumesokid isegi käivad. Lähme vaatame. Reaalselt vaadake, see peaks kõik nagu mingi vaade olema ja me ei näe mitte midagi. Ja need on siis need lumesokid. Kas neid oligi 2 tükki ainult või? Mis on reaalselt nagu tuulejope kangas. Ma ei kujuta ette, kuidas see meid peaks aitama, aga... Hey girl, I think you're fine. Aga vaata, kui me oleks 2 reisil, siis oleks päris hull. No ma arvan, et siis me ei sõidaks ka. Ma üritan säilitada rahu hetkel. Põhjus miks, ja ma arvan äkki nüüd on hea õpetlik rääkida seda lugu, miks meie jaoks on libedal teel sõitmine nii hirmus, on sellepärast, et kui me käisime eelmine aasta Otepääl reisil ja no Otepääl on väga käänulised teed, see oli nagu südatalvel loomulikult, meil olid nagu talvereffid, seal neid teid ei hooldatud eriti ja me sõitsime üliettevaatlikult ja kurvis paiskusime full on vastassuunavööndisse, selle piirde pihta ja see ei olnud isegi see, et sa nagu kaotasid kontrolli auto üle, vaid sellepärast, et sa olid vastassuunavööndis. Ja auto tuli vastu ka. Ja see oli täpselt siuke nagu, me olime nurgas ja siis tuli veel uus pime nurk, ehk sa ei näinud nagu kas keegi või kui auto sealt tuleb, ta ei näe meid enne, kui on juba nagu väga viimane moment. Ja see oli nii hirmus ja sellest ajast saati, no miks me sellest räägime, on sellepärast, et isegi nagu võtta talvelaeg, kus mängida kõva meest. Väga tore on meil nüüd olla siin nende kuradi lumesokkidega. Update tundub, et selle soki peale saamine ei ole kergete killast, sellepärast, et juba teist korda on see tulnud maha ja panema uuesti. Sest sa pead nagu sõitma natukene edasi ja siis selle sinna ümber saama. Ja me avastasime, et meie lumesoki gängiga on liitunud ka teine auto. Appi see peab täpselt line uppima ju sellega. Need vennad lähvad oma sokkidega. Me lihtsalt ei jäänud sokk. Teisel pool on peal. Okei. Tea, kuidas talvereffiga krõbiseb alt? Sellega kindlasti ei krõbise. Ma küll tunnen. Ma kuulen, kuidas tuulejope kaitseb meid. Ja vaadake, siin on nagu, tead, see meenutab mulle seda saadet Kupli all. Oh my god. Nagu, et siin nagu oleks kuppel lihtsalt, see on lihtsalt valge maa. Oota, mis selle Kupli all süžee oli? Ma kunagi vaatasin. Et tuli kuppel lihtsalt maa peale. Ja siis sa elasid Kupli sees järsku. Mis sai Kupli all saates? Nagu, kas nad said sealt Kuplist välja kunagi, on kõik, mis mina tahan teada. Ja siis samaväärne oli Vapred ja ilusad minu jaoks. Oh my god. Vapred ja ilusad. Kuidas on Kupli all ja Vapred ja ilusad samaväärne on minu küsimus? I love them. Nagu minu meelest Kupli all oli samaväärne The Society'ga. Ei, ma mõtlen nagu, et no need olid mõlemad nagu teleseriaalid, vaata, ja nagu siuksed, mida ma nagu armastasin peale kooli vaadata. Mina ei olnud kunagi Vapred ilusad gängis, kus gängis
ma olin? Sa olid Kirgede torm, Sturm der Liebe. Kommenteerige alla, mis oli teie lemmik seebikas või teleseriaal, mida vaadata peale kooli. Update 5 minutit hiljem, kõik lumi on teelt läinud ja nende sokkidega ei tohi sõita asfalti peal. Seega me panime neid 15 minutit peale selleks, et 5 minutit sõita. Pit stop jälle platsis. Hakkan nagu lambad alla välja võtma ilma aureetselt. Ja vot selle tabava naljanoodil on paras aeg selle video otsad kokku tõmmata. Võtsime edukalt lumesokid maha, jõudsime turvaliselt koju tagasi ja sellega on praeguseks minu puhkused lõppenud. Aitäh, et sa seda videot vaatasid järgmisest nädalast. Ma tahaks öelda, et oleme tagasi meie tavapärase programmi juures, aga mis isegi on tavapärane programm siin kanalil? Kas sellist asja on olemas? Järgmise nädalal lähme me tegelikult muusika auhindadele, mängime natukene reporterit, vaatame, millega muusikud on hakkama saanud, mis juttu nad meile räägivad ja peale seda ausutades, kes teab. Ainus asi, mida mina tean, on, et iga nädal olen mina siin koos teiega. Ükskõik, kus ma parasjagu olen rääkimas sellest, mis ma parasjagu mõtlen. Näeme juba siis ja kommenteerige kindlasti alla oma lemmiksari lapsepõlves, mida peale kooli vaadata. Sellepärast, et see küsimus painab mind.